Kas sa oled kunagi näinud langevat tähte? See sööstab välguna üle öötaeva, jättes maha valgusjälje. See triip pole tegelikult täht. See on pisike tükike kosmosetolmu. See põleb ära, kui siseneb maa atmosfääri. Enamik neist kosmoskividest on väikesed ja põlevad täielikult ära, kuid mõnikord pääsevad suuremad läbi atmosfääri. Ja siis läheb asi huvitavaks. Räägime kosmoskividest. Need põnevad objektid tulevad meie juurde sügavast kosmosest ja neil on meile palju õpetada. Neid on erineva suurusega, alates pisikestest tolmuteradest kuni tohutute rändrahnudeni, ja meil on neile erilised nimed. Need nimed aitavad meil mõista nende teekonda ja muutumist. Kosmoses nimetatakse neid meteoriidideks. Nad hõljuvad vabalt, sageli gruppidena, läbi kosmosevaakumi. Nad on nagu väikesed seiklejad, kes reisivad läbi päikesesüsteemi. Nad võivad läbida miljoneid kilomeetreid. Kui meteoriit siseneb maa atmosfääri, kuumeneb see hõõrdumise tõttu ja hakkab hõnguma. See nähtus on suurejooneline. Nüüd nimetatakse seda meteooriks ehk langevaks täheks. Inimesed soovivad sageli, kui nad neid näevad. Kui meteoor on piisavalt suur, et elada üle tuline teekond läbi atmosfääri ja maanduda maale, saab see uue nime, meteoriit. Need kivid võivad meile palju rääkida meie päikesesüsteemi ajaloost. Mõnikord tabavad maad tõeliselt suured meteoriidid. Nagu tõeliselt suured. Üks kuulus kokkupõrge toimus väga ammu. Hiiglaslik meteoriit kukkus Mehhiko lähedal, luues tohutu kraatri nimega Chicxulub. See kokkupõrge oli nii võimas, et see põhjustas maavärinaid, tsunamisid ja muutis isegi maa kliimat. Mõned teadlased arvavad, et see kokkupõrge võis olla põhjus, miks dinosaurused kadusid. Mis juhtuks, kui täna tabaks maad meteoriit? Mis juhtuks, kui suur meteoriit tabaks maad täna? See küsimus on teadlasi ja astronoomia huvilisi paelunud aastakümneid. Sellise sündmuse tagajärjed võiksid olla katastroofilised. See sõltub selle suurusest ja maandumiskohast. Meteoriidid on erineva suurusega, alates väikestest kivikestest kuni hiiglaslike, mitme kilomeetri läbimõõduga kivimiteni. Väike meteoriit ei pruugi palju kahju teha, kuid suur võib põhjustada tõsiseid probleeme. Näiteks autosuune meteoriit võiks luua kraatri, samas kui suurem võiks hävitada terve linna. See võiks vallandada maavärinaid, tsunamisid ja metsatulekahjusid. Kokkupõrke lööklained võiksid levida sadu kilomeetreid, mõjutades piirkondi, mis asuvad esialgsest kokkupõrkepunktist kaugel. Kokkupõrge võiks isegi paisata atmosfääri nii palju tolmu, et see blokeeriks päikese, viies globaalse jahenemise perioodini. See nähtus, tuntud kui löögitalv, võiks kesta kuid või isegi aastaid, häirides ökosüsteeme ja põllukultuure. Seepärast jälgivad teadlased alati potentsiaalselt ohtlikke meteoriite. Nad kasutavad teleskoope ja kosmoseobservatooriume taeva jälgimiseks ja objektide avastamiseks, mis võiksid ohtu kujutada. Nad tahavad meile anda piisavalt hoiatust, kui midagi meie poole on teel. Kui ohtlik meteoriit avastatakse, käivitatakse hädaolukorra plaanid, et püüda minimeerida kahju ja kaitsta elanikkonda. Galaktika valvurid. Maa, ära muretse. Meil on kangelaste meeskond, kes meid valvab. Paljud targad inimesed töötavad kõvasti, et meid kosmoskividest kaitsta. Need teadlased on pärit erinevatest taustadest ja teevad koostööd kosmose jälgimiseks. Nad kasutavad võimsaid teleskoope taeva skaneerimiseks, otsides objekte, mis võiksid maale ohtu kujutada. Need teleskoobid on nii võimsad, et suudavad tuvastada objekte miljoneid kilomeetreid eemal. Kui nad sellise leiavad, saavad nad kasutada erinevaid tehnikaid, et seda kõrvale juhtida, näiteks kosmoselaeva abil seda oma teelt kõrvale lükata.
Need missioonid on hoolikalt planeeritud ja täpselt teostatud. See on nagu midagi ulmefilmist, aga see on päris elu. Tehnoloogiad, mida me filmides näeme, on sageli inspireeritud tegelikust uurimistööst. Nii et järgmine kord, kui näete langevat tähte, pidage meeles, et see on meeldetuletus kosmose tohutusest ja uskumatust tööst, mida teadlased meie turvalisuse tagamiseks teevad. Need langevad tähed on looduse imed ja tunnistus inimlikust leidlikkusest.